kallid päikesejänkud, minge vaadake Daniel Weinbergsi rasvatihane tuur. danielweinbergs.ee piletid. Mina olen oma tuuriga Seebikas Eurotuuril, nii et kui sa elad Euroopas või su sõber elab Euroopas, ütle talle, see toimub rogerandre.ee. Mina teen ka Euroopas, Helsingis. Näeme Euroopas, näeme Tänni, näed Eestis ja Soomes. Igal pool üle Eesti. Igal pool üle Eesti. Ma teen kõik linnad uuesti. Ta teeb, mis ta suudab. Ma teen nii palju showsid. Ma panin liiga palju showsid, aga meil tuleb äge. Tulge. Sooduskood, kuuküülik, -30%. Piiratud arv pileteid. Aga kas kui on sul nagu see early bird, siis sealt saab ka veel alla või? Ei, need ei kombineeru. Kombodiile pole, aga saate, hea uudis on see, et te saate toetada minu kanaarilinnu toitumist. Ja te saate selle hea raha eest. Jaa, kasutage võimalust. Saate selle raha eest, mis te saate? Ja kui te olete juba käinud vaatamas, tulge veel. Siis rääkige sõbrale, ainult head ja tulge vaatama. Kangem kraam ja Seebik. Miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle? Jan. Ja, see ongi algus. Jan, vana peni. See söö. Sul on kõht tühi. See tuli just lennu pealt. Mida see meenutab sulle? Hiinlase vittu. Nagu raamatut loed. No ehk mõlemat. Mõlemat. Sa loed palju raamatuid või? Viimasel ajal nii palju ei loe. Aga enne ööd mingi scrollid või? Jah. Scrollimisest tahaks lahti saada. Miks on ju jumala? Rahustab aju mõnusalt ära enne und. Nojah, aga ta tööb igast pakkumisi, vaata. Ja sa oled hästi naiivne. Oota, mis sa vaatad nagu reklaame, siis tuleb nagu palju või? Tuleb neid ka vahel, need on nagu põnevad. No õnneks ei ole ühtegi seda AI pruuti veel soetanud endale, vaata. Aga ma kuulsin, nendega pidi jamad olema. Sul on selline AI casual girlfriend, siis mitte pruut. Et asi ei ole tõsiseks läinud. Ei, ma ei ole ühegagi flirtinud seal. Okei. Nad ikka, ta ei tundu nagu õige. Mis seal vale tundub siis? No, kõik. Minu meelest see nagu see AI, nagu see alcohol intelligent, seda ma usaldun siia rohkem. Alcohol intelligent. Davai. Ei, see on ebarealistlik, sest see AI girlfriend on nagu liiga loogikapõhine, vaata. No on, jah. Et ta ei peta ära, et ta mingi peab kokkulepetest kinni, on ju. Nojah, aga ei nussi ajusid. No täpselt, see ei ole, see eluvõlu, see naise maagia jääb seal puudu. Ja. Tul ei ole, kaob see hasart ära, et kuidas seda lugeda, kuidas teda entertainida, kuidas teda muudab laisaks lihtsalt siin. Ja. Kõik sobib talle. Ja ühel hetkel ta võib sul kõik pangakontot kõik tühjaks teha. No see on juba realistlik. See on väga realistlik. See on juba, mul läks veits kõvaks praegu. Fuck, no. Oli hea pirukas, väga hea oli, jah. Tahad ka või? Mul on üks. Ei, ma ei soovi. Ma ei söö enam. No juba labane on otse-eetris süüa. Ei ole, see on jänkude podcast. Ja me ei ole otse ka. Lihtsalt viska praht põrandale. Ei ole üldse otse ka. Meil on delay'ga. Ja see on praegu eetris. Panin sinna diivani padja vahele. See on see hea koht. Jah, Mikile meeldib, vaata. No praegu unustan siia. Ei, unustagi. See ongi naljakas. Kus Mikki kirjutab grupi chati. Kui teate, kui sa oled hiir ja sa lõiad siukse rasvase paberi. Kohe läks pesa siia. See parim päev. Määrid ennast kokku sellega. Lihtsalt nagu mina kodus. Rasvane paber. Tore on teid näha üle hulga hea. Jah. Viimati nägimegi, kui oli see Alexa show. Ma hääldan Alexa. Alexa või? Mitte Alexela. Alexa show, jah. Alexa, pane teine rõdu lahti.
kuidas sul Roger Tuur läks? Minu oli super. Liiga hästi. Päris vägev oli nagu jah. Ma ütlen, ma kuulsin selle kohta siit-sealt ikka väga head tagasisidet nagu. See, mul lihtsalt süda tilkus verd. Sa kutsusid, et tule ka. Ma lihtsalt, no kalender ei lubanud tulla. Täitsa jama. No ei ole hullu. Mul tilkus süda verd teistel põhjustel. Ahah. Miks sul? See, et ta ei pea midagi tegema, piletid lihtsalt liigu. Või ta teeb asju. Ma teen rohkem. Aga see ongi, mul on hea meel. Aga sul on ju need lisatuurid. Sul ka ju midagi toimub, jah? Ei, mul ka toimub. Lisatuurid on nagu mahuliselt ületavad mitmekordselt seda, mis see päris tuur oli. Ja, vaata, see on nagu lahe asi, kui ta nüüd müüb. Et kui ta nagu arvul, et showde hulk on nagu väga hea. Aga vaat, kui ta tuleb selline, pooltühi, nagu Mikki tuuritab, vaata. Siis on nagu veits... See on niisugune teistsugune kunstivorm. See on teistsugune kunstivorm, vaat see 50-50. Mis sul kõige vähem on olnud saalis? Kõige vähem saalis või... Ma ei teagi, alati on nagu välja müünud. Ei, mul oli... Jah, ta ei ole vahet, ta alati postitab. Mul oli eelmise aasta kevadel oli Viljandis mingi 25 inimest. Ja ikka nii palju tegin nagu promo, mingi Sander tegi story, et ta esineb ka ja ikka ei liikunud, vaata. Ja siis aasta hiljem tegin jälle Viljandit ja see on 270 tuli siis. No siis järelikult tasus sellele 25-le teha. Jah, et nad rääkisid kõik edasi. Jaa, sõna levib. Seda Stingi bändi see Poliis, vaata. See on lahe lugu ju, kuidas nendel oli kontsert. Seal oli publikus ainult üks inimene. Siis nad otsustasid ikkagi teha. Pärast selgus, et see üks inimene oli mingi üks mõjukavaid muusikakriitikuid, kes kirjutas ülipositiivse arvustuse ja siis nad saidki... Ja. Päris lahe nagu, jah. Ja mul kusjuures see Viljandi show oligi publikus Jesper Parve. No vot. Jaa. Mõjuisik, ma ei tea, mis ta on, 1, 2, 3 vähemalt. No kui põhimõtteliselt võiks olla Eesti president. Jah, raamatus Mees 13 oled sa sees. Mees 13 kuubis. Mees 40 200 mingi. Aga vaata nagu, see lihtsalt ei make sense, vaat, kui on nagu mees ruud ja siis ta läks, nüüd tuleb mees kuubi. Aga see on ju nagu mees korda mees, see on nagu mingi gei raamat ju. Et kui on mees ruudus, see on nagu mees korda mees. Ehk siis lihtsalt, 2 meest, vaata, munni pidi koos. Ma ei tea, vaata, ei pea rõvetsema ka, võib nagu niisama. See ei ole rõve, kui 2 meest munni pidi koos. Istu maha, sa tekitad ärevust mul. Miks sa nagu hakkad kohe siia minu meelest see ei ole rõve, kui 2 meest munni pidi koos. Minu meelest ka mitte. Ma arvan, et see on ilus. Ära ole tagasi. Jah. Seal on midagi. Ma mõtlesin mingi uue tegelase välja. Räägi. Teha nagu liberaalne Chris Kärner, kus ma olengi veebikaamera ees, vaata. Ajan kulmud maha ja siis teengi sellist, et tule ja mis siis on, kui ongi kuradi 2 meest koos, mis sinu asi on? Nojah, mis sinu asi on? Mind häirib see, kui nad abiellu... No vittu, tegele oma asjadega. Saad aru, kus sa oled üli enesekindel ja ropp ja siis see kuidagi kandub edasi. Türa küll, ei tee põlevkivi tehast lahti. Räägime, et tahame lapsi teha, aga maailma eest ei hoolitse. Mis maailma me teeme neid lapsi? Vaadake seda maailma. Jah. Üleüldse, mis ma neid naisi teen, sest mehe koht on köögis. Jah, tõsi. Ma olen konservatiiv, ma tahan, et asjad oleks nagu vanasti olid. Ma kardan muutusi. Türa kasva suureks. Maailm on muutunud. Me ei saa tagasi minna. Ta lõikab siit mingi hea klipi. Ja nagu vanasti oleks asjad ülihead olnud. Ei olnud ju. No ideaalis see, ütleme, nagu äärmas konservatiivism või? No ideaalis ta peakski minema sinna kuskile kivikirveste juurde tagasi. Et sa, iga mees on oma koopa ees ja valvab nuiaga, et teised ei pääseks koopasse tema naist nii-öelda pruukima. Et
Mõtle, kui sa pead nuiaga eemal hoidma kõiki. No tegelikult pea. Vaat sellepärast see tohigi hot naist võtta. See on liiga suur stress. Assoo, siis ma olen praegu puusse pannud natuke. Oled küll, jah. Väga suur stress. Sa pead tõrvikuga eemale. Tõrvikurong käigul. Eemale, see on naine. Aga keegi võrdles väga hästi konservatiivsust ja et liberaalid näevad maailma niimoodi, et nende peas on mingi nagu justkui utoopia, mille poole püüelda. Et me peame kogu aeg arenema nagu kuhugi suunas, aga konservatiivid vaatavad riiki või ühiskonda nagu nad vaatavad mingi sõprussuhet. On, et kui ma teen nagu rogeri, mul ei ole rogeriga seoses mingeid eesmärke, minu ainus eesmärk on nagu hoida sõprust hoida. On ju, aga mul ei ole otseselt see, et meil on mingi maja koos kunagi ja et ta teeb soo see kontrolliv pilt korra. No just. No selle jaoks ongi ka loogiliselt naised ei tohi möliseda ja öelda, et sest naised ju on sõprussuhtele mõjuvad kehvasti tavaliselt. Istugu köögis raisk. Vaata sama. Oma jutud. Ajaga oma jutt. Samas ma olen see, kui inimesed räägivad, et ei, abielu on väga raske. Aga on või? See tüüp. Olles 30 aastat oma vanemat oma väga pingsalt kõrvalt vaadanud. No jaa, aga on väga raske. Sa võid tegelikult nõu anda küll juba inimestele. Õnnelikku. Oota, sa ju abielus ametlikus pole veel olnud? Ei ole. Napilt. Seal on, sa pead nagu mingi, sa pead nagu paluma, vaata, et kas sa tuleksid mulle sisse. Aga peab mingi põlvele laskuma. Põlve peale peab laskuma. Kuidas sul põlved on kannatavad? Ei no heli käib. Kraks käib. No jah, see juba reedab ära. Juba vannun ja mingi kruusa peale. Kas sa, see on valu nii suur, et see tule meelde. Ei saa taskust, ei saa sõrmust kätte. Et välja nagu komistasid. Ja rentslisse. Võtad hoopis mingi vale asja sealt välja. Põlv kruusa peal, verine. Ja no sa ütle, noh. Ei no, selles mõttes algus on juba raske. Mis sealt siis, kuidas see abielu siis lihtne saab olla, kui algus on see peab mingi mitu kuu palka panema teemanti, selle sõrmuse peale. Minu taktika on see, et enne kihlumist ma tulen töölt ära mõneks kuuks, et siis ma saangi mingi 2 töötukassa hüvitist. Panen teemanti alla, et ma, 3 kuu palka. Ja siis ongi tegelikult see mingi, no tegelikult ikka suht kallis, mingi 1200 sõrmus. Sa võiksid võtta selle sõrmus asemel üldse expressionsist, vaata mingi komplekti talle anda. Tead, kus on nagu sõrmus, kõrvarõngas ja siis nabaneet koos. Ja. H&M-is see, mis sa nagu sokkide ostuga kaasa saad. Need ehted. Tead küll H&M-is kaasa. Tead, kus riputad naisele nagu jõulukuusele neid külg. Ja. Veel seda, kui ta jaa ütleb. Ja. No Indias on nii, et seal peab üldse nagu pruudi pere peab kõik kinni taguma. Nagu kõik kulud. No midagi nad teavad õigesti. Ei saa öelda, et oi, et kuna nad... Et no jah, et nagu, et tegelikult seal on nagu just selles mõttes seda konservatiivismi päris palju. Selles vanas mõttes. Ja mingis mõttes ta tõesti hoiab ühiskonda koos paremini kui see, mis meil siin praegu toimub. Siis ma olen näinud mingi klippe Indiast, neil on asi ikka koos. Seal on üldse asjad toimivad. Võtta, aga sa käid päris tihti Indias? Sa praegu tulid ka just Indiast? Tulin just, jah. Ma olengi natuke... Nublu pusa said ka sealt, jah? No straight from the source. Kuru andis mulle, kanna seda. Ahah. Mul hakkab palav tegelikult selle. Sa võid ta maikaks lõigata. Ja tegelikult see oleks cool, kui mootorratas. No jaa, aga siis ma oleksin nagu selline jõugumees, vaata, konservatiivne nagu see. Aga kapuutsi jätad alles, vaata ka, see oleks ka niisugune, jah. Kapuuts vist peaks alles jääma. Jah. Või nagu see... No mida, kus maalt see peaks lõikama siis? Siit umbes või? No täitsa, Narvad peavad ka jääma, see on stiilne või? Võib-olla küll, jah, tuules lehvib midagi, kui motikaga sõidad. Jaa. Kuule, mis sulle selle India juures nii väga tõmbab? Ma näitan su pilti. Vaata, ma olen ju motika entusiast ka ja siis
mul on Instas, kui keegi soovib lähemalt vaadata, minge minu Instasse. Jaan Nuuspõld. Seal saab, Jaan Nuuspõld lööge sisse nagu sinna, on ju. Mitte mingit www ja pole vaja. www.sinuping2 Jaan Nuuspõld. Näe, seal saab plätudega ja ilma kiivrita motikaga sõita. Wow. Mis on jumala, näed, nüüd läks ära see pilt. Nende ühiskond on nagu vabam. Jaa. Et varbad tuules niimoodi. Jah. Keegi kommenteeris, plätudega, mis saaks valesti minna? No mõtlen, mis saaks valesti minna, kui ma sõidan plätudega? Keegi mõtle, 120-ga. Keegi mõtle, mis saaks õigesti minna. Saab üldse Indias nii kiiresti sõita? Pigem mitte. Ma kujutan, et sa oled seal terve aeg niimoodi, jalg lohiseb mööda maad vaikselt. No ja sa pead mingi... kui seal on nii palju neid. Tegelikult maanteel saab ikka küll kütta, jah. Seal on tehtud ka nüüd päris sellised head highway'd on seal tehtud. Aga sa seal mingi, kus sa käid seal Indias mingi selles New Delhis või? Mul on New Delhi ja Agra vahel on üks väike linnakene. Agra on see, kus Taj Mahal on, vaata. Üks maailma imedest. Ja see, mille see hästi kuival mees ehitas. Ja, see kuningas, kelle ta ehitas selle Taj Mahali valmis oma sellele naisele, kes tal oli see, et ta lihtsalt nii armastas oma naist, see naine suri vist viimase poja sünnitusele, kuidas täpselt oli. Ja ta lein oli nii suur, et ta hakkas ehitama seda tohutut nagu seda mausoleumi oma naisele valgest marmorist. Ja siis selle ehituse käigus see oli nii kallis, et kõik ta kuningriigi talupojad ja kõik juba kärvasid ära selle ehituse käigus. Need pidi hakkama ostma juba sisse naaberkuningriikidest tööjõudu. Ja tal oli plaan teisele poole jõge ehitada mustast marmorist ka endale. Et seda armastust näidata, kui suur see armastus ikka on. Aga siis ta pojad panid tüübi vangi. Et kuningriik oli niigi võlgades. Selline ilus lugu, mis armastus teeb, eks. Mõtle, ehitad mõlemad valmis ja siis tead, et su naine pettis siin mingi 4 mehega. Suvajorsiga. Kurat, sa hakkad tolle tüübi kujuga tegema. Ja avastad, kurat, mul on HPV, ma pole kellegi teisega maganud. No kurat, nüüd ehitan nagu litsmausolemi oma viha väljendamiseks. Vaata, mehed teavad kõik selle asemel, et teraapiasse minna. Selle asemel, et nagu oma leinast rääkida, sa kuradi ehitad Taj Mahali. Nojah, aga rääkimine, vaata, see öeldakse... On pededele väga õige. Ei, no rääkimine, seda võib ka öelda, aga jällegi Indias, et see, kus ma käin seda armastuse filosoofiat õppimas ja mediteerimist nagu, et see on siis 3 sõnaga love in action, et armastus väljendub tegudes. Ma võin 100 korda öelda, et ma armastan sind, aga kui sa tegudes seda ei näita, nii et ikka mausoleum. Ikka Taj Mahal tuleb ehitada. Jah, muidugi. Oota, kas sa käid kogu aeg siis seal põhimõtteliselt seal samas kohas? Jaa, seal. Taj Mahalis? Seal lähedal. Taj Mahalis ma olen vist 2 korda käinud. Jaa. Kihvt ehitis. Tegelikult see on see kasiino versioon. Et sa käid seal. Ja mis see on see? Las Vegases on ju Taj Mahal, aga see on nagu kasiino. Jaa. Et tegelikult oled seal käinud. Papist ehitatud. Igasugused arhitektuuri mingid. Jaa. Aga siis need alad, kus sa käid, ei ole mingi ropult rahvast täis ja mingi, sest me oleme näinud klippe alt, kus on mingi tüüp kuradi tänaval parandab hambaid ja... Seal on kõike seda. Seal on nagu kõik on vabad. Lehmad on vabad, kõnnivad ringi, sead. Seal on nagu sellised suurlinnades enam ei ole, aga seal selles väikses linnas, kus mina elan, on nagu tänava pealsed rentslid, vaata, kus kanalisatsiooni vesi jookseb. Kõik, mis inimene väljutab, jookseb siin. Aga siis... see tuleb nagu igaühe nagu kodujuurest välja. Põhimõtteliselt. Et siis sa näed, mis sital sul naaber käib. Näed seal, mida naaber lasi parasjagu. Aga see ei haise väga hullult, sellepärast, et seal on sellised munitsipaalsead. On sead, kes kõnnivad ringi ka mööda linna. Nad on ka vabad, nad on nagu kodanikud seal. Nendel on oma ülesanne, et nemad siis sealt söövad sellest rentslist seda orgaanilist nii palju ära, kui seal on. Mis siis tekitab seda nii-öelda roiskumist ja seda, et need sead tegelikult puhastavad need rentsleid. Neil on nagu lehmi nad ei söö. Selles linnas üldse ei sööda liha, kus ma... sellepärast siit ei haisegi.
sellepärast ei haisegi sitt. ei no täpselt. Ma olen seda taimetoitlust tegelikult ikkagi viljelenud, päris peaaegu 10 aastat viljelesin. Siis ma mingil ajal hakkasin uuesti liha proovima ja siis see on ikka öö ja päev. Lihasöö ja pask on ikka rõve raisk. Päriselt. See, kus sa tuled... Nagu mingi koera pask. Ja Eesti toidu pealt lähed otse sinna ja siis nad juba kõik vaata kiruvad. Et siis, kui see sinu sitt hakkab sinna tulema rentslisse, keegi liha see on. Seal ei ole, sest et seal ei tohi liha müüa ega käidelda ja alkoholi ei tohi müüa. Aga kes nagu seal, kas seal on mingi kohalik mingisugune siis munitsipaal, mingisugune... Linnavalitsus. Kes siis nagu rõhub seda, et nagu, et siin me ei söö liha, ei müü liha? Nad ei rõhu, seal ei rõhu keegi kedagi, teada, see on kujunenud ja keegi ei tahagi selle liha süüa. See on põhimõtteliselt kõik toit, mis sa seal nagu sööd ka, ülihead toidud templites, mis seal valmistatakse igalt poolt, kõik on ka nagu pühitsetud, pakutud enne jumalustele. Seal nagu kokk enne ei maitse, selles kultuuris seal kokk enne ei maitse, sest et enne maitseb jumalas. Ja juba üks müstika, mis on see, et alati on toit hea. Ma pole saanud. Ka ise, kui ma teen midagi, seal olen ikka vahest proovinud teha. Pakud jumalustele. Paku. Ma pole sinna enne maitsud, aga alati on hea. See on nagu, see on müstiline koht. Mina romantikuna, mis saaks mulle veel paremat olla, kui mingi siuke keskkond on ju. Aga kas see jumalus on nagu mingi nagu päris inimene või see jumalus on nagu justkui, et sa pakud jumalusele nagu niimoodi või? No jah. Ikkagi nagu altari peal on nagu sümbolina need nagu kujud, kellele siis pakud seda, kelle laulad nendele ja laulu ma õpin seal ka, ma käin laulutundides. Need raagas, mulle tohutult meeldib see raaga, et kus sa võtad neid veerandtoone õpid lauluma ja vaata neid asju. Kas sa saad meile praegu väikse raaga teha? Ma ei saa, see on nagu natuke keerulise. Ma ei tea, mis see on. See on ma kahjuks ei saa niimoodi lampi. Lampi hakata laskma, siis seal on vaja kuidagi nagu sisse elada sinna. Me võime selle episoodi viimased nagu pool tundi niimoodi teha. Sa saad rahulikult sisse elada. See võib olla nüüd huvitav ka. Ja siis laulad meile ühe selle. No jah, võib jah. Mul oleks siis harmooniumit vaja, nagu siis ma saaks mängida sinna alla. Meil on ei ole. Võtke välja. Tule võtta teise harmooniumi sahtel lahti. Millist sul täpselt vaja on? Stuudios on kõike peale nagida. Aga kas seal nagu, kui suur see koht on nagu muidu rahvaarvult umbes või? Terve India või? Ei, ma mõtlen nagu see koht, kus sa käid seal. Indias on see linn nagu. Üldiselt päris keeruline öelda täpselt rahvaarvu millegi kohta, sellepärast, et seal elab ju väga palju inimesi ka tänaval ja nad vist nüüd hakkavadki lugema seda rahvaarvu. See linn on ütleme nagu meie mõistes võib-olla ta võib olla mingi nagu Aruküla, aga 1000 korda suurem lihtsalt. Mastaabid on nii teised. Ma arvan, et seal elab võib-olla seal elab ütleme 100-500,000 inimest. Et oleks Eestis ka sellised rahvaarvud, siis piletimüük oleks nagu fucking fire. Ma mõtle Aruküla 500,000 inimest. Aga ma teen 40 Aruküla. Ei no seal on tegelikult seal mingi võimalus ja avaneb juba. Ja tule ka mind Arukülasse vaatama. Tule ükskord kaasama, aga seal on tegelikult mulle avanes üks võimalus, kus bitte teha. Sest seal on nagu New Delhis on nagu tohutult praegu tõuseb see igasugune lääne kultuur ja stand-up on nagu seal niimoodi kulutulena levib. Kõik tahavad, ostavad seal nagu Aga kui pikalt sa käid seal tavaliselt? Nagu ma mõtlen nagu periooditi. Kõige pikemalt ma olen seal 3 kuud järjest olnud vastu. Siis me teame, mis kaasa pakkida, kui me teame. Aga sinna ei ole midagi, see on kõik olemas. Mitte midagi ei ole vaja? Ei. No see on nagu Tai, vaata. Seal on, ütleme, sul on, kui sul läheb kõht tühjaks, siis sa kuskil tänava peal, alati kuskil keegi pakub sulle süüa midagi. Riideid, ostsin omale ülikonna. Sa käid sellised ülikonnaga ringi või? See läks maksma vist
õmmeldakse sulle selga. Mitte seekord, eelmine kord. See on mingi 100 euri läheb kokku. On nagu kvaliteetne ülikond või? Ja, väga. Materjalid on head. Ja materjalid kõik on head. See klämmi värki veel, saad igasugust niisuguse revääriga, mis ulatab sul tead naabri juurde välja. See ma nagu... Ma tahaks näha neid reisipilte. Sina motikates. Umbes niimoodi ma lesen seda. Umbes mingi niimoodi. See oli harmoonium. Siuke klimberdan seal, vaata. Saada... No, mul läks nüüd sassi, aga põhimõtteliselt... Saada mulle, ma saadan Tõnule, ta paneb seda sisse. Ma ei julge saada. Okei. Aga jah, see kus rahustab. Ta teeb sulle, sest mulle see lauluõpetaja ütles, et hästi lahe tüüp. Ta näeb välja nagu natuke nagu Fogerty. Vaata Creedence'i, John Fogerty. Fogerandre. Fogerandre, jah. Ta ütles niimoodi, et everybody is coming to God. I have this problem. God don't like if you're talking about your problems, you know. God likes when you sing to him. Sa pead laulma Jumalale. Et mingisugust argipaskasi Jumal viitsi kuulata. No muidugi mõtle... Samas päris hea küll. See on Jumal hea point tegelikult. Ja kui sa juba räägid taga, siis pinguta veits. Ei, ma mõtle, Indias elab mingi 1,5 miljardit inimest ja siis kõik lihtsalt vinguvad. Ja Jumal on nagu, Jesus, mu pea valutab. Ja siis tuled sina, ja Jumal on nagu, Jumal tänatud. Seal on jah, tõesti, seal elab ju, ta on Hiinast juba möödas rahvaarvult, vaata. Ja neil on nii palju erinevaid religioone, kultuuri. Ja neid keeli ja kõik. See on nagu, siukene nagu väljend, nagu hinduism on ka tegelikult lääne poolt öeldud, siukest asja tegelikult pole olemas. Ta on lihtsalt mingi koondnimetus kogu India mingitele erinevatele hästi palju käsi. Käsi ja lonte ja kästel, mis seal on ju. Et vaata, et nagu vingumist kuuleb Eestis palju rohkem kui seal. Ja siis seal on, palju see on, seal on, ütleme, 1,3 miljardit, nüüd on 1,5 juba vist või 1,4. Et siis nagu suhe on meil on 1,3 miljonit, eks ole. Ja juba, ma ei tea, mis see suhe on 1,000 või? Kuigi, kas mul on nagu selline teooria. Ja meil kuuleb palju rohkem vingumist kui seal. Aga seal juba see kultuur on niivõrd erinev. Ühelt poolt, seoses selle vingumisega, ma nii, et kui sa vaatadki neid nagu heaolu lääneriike, kus on ülipalju nii-öelda õiguseid, töötaja õiguseid inimestel, see ongi tänu vingumisele nagu tulnud, nii et mingis mõttes nagu poliitikutele kaebamine on õigustatud, aga teiselt poolt ma tunnen, et me võiksime olla rohkem tänulikud, kas või selle eest... Poliitikutele või? Ei, mitte poliitikutele, vaid kuidas asjad on ju. Ei, muidugi võiks, Et mina näiteks hindasin seda, kui praegu tegelikult päris pikka aega oli kütus nagu üsna õiglase hinnaga. Ja ma olingi, et kui koroona ajal just läks üliodavaks järsku, aga vahepeal oli mingi hästi suur tõus ja kunagi... Sul on nii väikse mootoriga auto ka. Ei pääse, sul muidugi mis viga osta. Väike munn, väike mootor, väga äge. Ei, aga ma nagu... Mul oli nagu keegi teinud, vaat mingi Eesti saab Redditisse threadi on ju, et kütus on täna nii odav ja väike paistab. Ei teinud, jah. Ja keegi hinnanud seda, kui ta oli veel odav ja nüüd kui on kallis, on joi, kõik on jälle nii perses. Aga oleksid sa hinnanud, kui ei olnud perses, vaata. Nüüd sa oledki ainult õnnetu. Jah, et kuidagi me magame alati maha selle õige aja, olla tänulik, vaata. Mõnikord olebki, äkki praegu... Aga nende kultuuris seal on siis rohkem siuke kohalolu ja... Või kuidas? Pigem nagu on, jah. Seal võid igasugust jamade otsa sattuda muidugi, sest ta on nii suur maa ja sa... ütleme, kui sa lähed omale mingit vaimset õpetajat otsima, siis ma kujutan ette, et see protsent nii-öelda mingi soolapuhuja otsa sattuda on 90, võib-olla isegi suurem. Et see päris õige õpetaja juurde, et seal ongi, sa pead nagu kuidagi... See ei saa nii, et nüüd ma lendan peale, mul on siin aega 2 nädalat, et tooge mulle kuru, et nii need ei käi. Sa pead ootama, millal roos avaneb. Tõmbas kuru äpp endale seal Indias.
vaata, Kirsti Timber ju hoiatas ka, et väga palju on neid võlts selgeltnägijaid, et olge ettevaatlikud. Kurat, see on nagu mingi selline mentaalne gümnastika, mis ta teeb inimestele. Ja. Ma ütlen ausalt, ma ei olegi nagu väga jälginud, et mis ta nüüd sedastab ja ütleb, et ei tea. Aga kuidas sa enda oma nii jõudsid? Enda kuuruni? Täitsa juhuslikult. Aha. Ei no ma olin kunagi, vaata, ma olin ju parm, laus parm. India standardil või? Et kui sinna läksid, nad olid parm või? No ei, aga siis mul oli juba see soov saada kuidagi lahti sellest jamast. Ma ikkagi olin niisugune rentslimees juba peaaegu. Ainus, mis mind hoidis veel nagu elu juures oli see, et ma olin draamateatri näitleja samaaegselt, kui ma käisin, mul riided roteerusid sees. Mul ei olnud elu kohta, ega mul ei olnud isegi enda riideid enam. Mulle kõik kusagil jälle kellegi juures jäin nii kauaks, kui sai. Elasin kellegi juures, sealt sain riideid. Ja samastun. Vahest käisin üldse mingi... Ma olen ka parm. Mul on meeles isegi periood, kus mingisugune 1 kuu aega mul olid teksad, mis olid nagu naiste teksad, see hästi madala värvliga. Need, mis praegu elas on. Ei, praegu on täitsa, ma ei saa aru, kus ma ei leidnud riideid, mul oli pime. Ja siis need naiste... Mida see tähendab? Mul oli mingi lühike T-särk ja siis mingi Swarovski kristallidega see püksirihm lai puusa pealt siit. Ja siis selle naise, kelle juurest ma nendega tulin, tema stringid olin ka veel jalga ajanud. Need stringi ei näe, et need tagant paistsid. Aga sul on thong või? Nii käisin. Et igast juhuseid. Sikke väike side munn action. Selle stringi külje pealt. Ja siis oli lihtsam raha teenida. Selle linnahalli all vaat, kus sa seal, jah. Müüsid 5 euroseid trikke on ju. Mul üks trikk sulle. Kuule sina, tule ma teen sulle trikki. Õpetan sulle trikki. Aga mingi hetk mul hakkas et ma ei jaksanud enam neid trikke välja mõelda. Ja siis ma hakkasin tahtma välja saada sellest rattast, aga see ei ole üldse lihtne ju. Ei ole. Et ma nüüd hakkan korralikuks ja kaineks. Tegelikult see ei saa, sest su network, suhtlusring, kõik tõmbab kogu aeg. Siin ju tagasi, et kõige lihtsam on alati mingi pudel lahti keerata või aga siis ma kuidagi ikkagi mingil hetkel hakkasin nagu kuidagi ma nagu ei leppinud sellega, et kõik on niisugune madal ja mudane ja must see maailm on ju. Et kusagil peab olema nagu see puhas armastus ka. Tekkis siuke mõte pähe, vaata. Ja siis ma hakkasin nagu tegelikult, ma sain selle kus AA-st, vaata AA-s on see 12 sammu süsteem ja teine samm on see, et sa pead nagu tunnistama, et sina ise sellest probleemist jagu ei saa, sa pead andma ennast mingisuguse kõrgema jõu nii-öelda hoolde, aga kuidas seda teha, sest ma ei olnud ka mingi usklik ega midagi. Et siis sa, kes võtab seal läheb mingi ohvrikivi juurde või mets või päike või mingi jumal. Linnar Priimägi. Kas või? Siltetada. Sa pead Linnar Priimäe vaat tooga selga. Rüppe panema. Koputad ukse all. On minus veel seda ilu. Sa oled nii kole. Paha on vaadata. Aga siis ma hakkasin, see on nüüd siuke kõlab nagu esoteeriliselt, aga siis ma hakkasin palvetama. Ja kelle iganes poole, kes sa ka oled ja õõtuti tänama. Ja palve oli lihtne, et palun anna mulle kaine päev. Üks päev ainult. Ma homme joon täis. Aga niimoodi iga päev, iga hommik. Ja õhtul, kui õnnestus, siis õhtul nagu tänasin. Aga huvitav on see, et see, kui sa teed seda siiralt, kui sul enam ei ole ühtegi kahtlust selles suhtes, vaata, et ma nüüd palvetan, ma ei tea, mille pool, siis minul igatahes juhtus siis nii, et see nagu see palvejõud kuidagi, mul hakkasid muutuma asjad, Iseenesest tulid inimesed, kes
kes ei tundnudki mind üldse, nad ei teadnudki üldse, kes ma olen ja nii. Ja ilma igasuguste eelarvamusteta võtsid mind. Ja miks sa nende kodus oled? Ja siis võtsid ma Indiasse kaasa ja seal siis oligi. Nägin seda õpetajat, kes on siiamaani mul seal. Ja see oli midagi väga müstilist. Kui sa nagu astud mingisse ruumi või kui sa paneb selle käe peale ja sul hakkab keha kõik niimoodi surisema. Ja siin nagu tõmmatakse, niisugune tunne nagu võetakse sul sellest kapuutsist kinni ja tõmmatakse nagu solgi pangest välja. Et siis ma tundisin, et nagu on küll niisugune asi võimalik, et sa oled hoitud, vaata. Ma kannan kõik oma rahad all. No võt, enamjaolt sa võidki sattuda ka niisuguse otsa. No mul seda ei olnud. Pidanud kuskile mitte raha kanda. Mul ei oldki raha. Võib-olla peadki nagu seal põhjas ära käima, et leida nagu sealt see jumal või keegi. No eks ta võib olla ka nii. Ja. Mul ongi nagu raske endal see, et ma ei lähe kunagi nagu nii põhja, vaata. Et Paks proovimata ära käia. No jaa, aga nagu vaat see ongi see, et ma ei ole usklik, ma tunnen, et see ei olnud nagu minu valik, on ju. Et mind lihtsalt ei kasvatatud usklikuna. Ma ei saa nüüd, mind ka ei kasvatatud. Ma arvan, et küsimus ei ole üldse selles usklikus olemises isegi, ma arvan, et see ei pea nüüd, ma nüüd olen usklik, on ju, ja siis teen niisuguse vaga näo pähe ja umbes tervist, vennad. No, see on nagu näitemäng. Et kui sa niisugust näitemängu teed, siis sul usu või ära usu, sa ei saa mitte midagi ei juhtu paremuse poole. Ta on lihtsalt nagu narr. Aga see vahet ei ole, kas usud või usu, peas, et see aitab. Sa proovid. Usul on mingi bioloogiline nagu vajadus ka, et see on inimestel nii paljudes erinevates riikides, kultuurides eksisteerib mingi usk, näitab, et see on kuidagi eluks nagu vajalik. No jaa, aga praktiliselt ilma selleta ei olegi ühtegi ühiskonda. Peale Eesti. Isegi, kusjuures seda, vaata see, me ikka ka siin vahest ütleme, me oleme kõige ateistlikum. No ja siis me usume, et puudel on hinged. Ja tegelikult see ei vasta tõele, sest et vaata kas või kui palju on meil nii-öelda neid teadmaa mehi ja nõidasid ja tarokaardi inimesi ja inimesed, selleks on vaja usku, et sellist asja. No see ongi selline brändingu küsimus. Ja animism, eks ole, igasugused puu- ja metsa usku ja et see on nagu ikkagi meil geenides sees, ma usun. Et see tegelikult ei vasta tõele. Aga ütleme nagu sellises moraali ja käitumise ja ühiskonna normid on meil ju ikkagi kristlikud. Ilma, et me seda isegi tähele paneksime, me kasutame ju lauseid piiblist, vaata. Pruukimata teada, et see lause konkreetselt piiblist näiteks on, eks. Et see pigem mõjub ikkagi hästi, ma arvan, see kristlikkus nagu kokkuleppes elamine. Aga lisaks sellele on meil mingisugused, me oleme ikkagi eestlastena, me oleme jäänud siukseks kahtlevaks, et me ei ole siuksed, meile ei müü maha mingit isikukultust ja mingisugust meil ei müü isegi K3 maha. Ja, et isegi seda, et meil on ikkagi mingisugune oma asi, mingid juured on kusagil väga sügaval siin kuskil siin mingi püha hiites ja asjades sees nagu tahame seda või taha, et no ma ei tea, kui sa oled nõus oled sellega. Ei, ma olen nagu nõus, mind võib-olla nagu häiribki need nagu loogikahüpped, mis sa pead, aga äkki see ei olegi nagu loogiline, et kui sa oledki näiteks mingi süva kristlane, et kui sa vaatad moslemeid, kes on täpselt sama usklikud kui sina oled, aga Allahisse, et kas sa vaatad neid ja mõtled, et vaata seda, mitu miljardit inimest eksib, aga minul on õigus. Et kuidas sa selle hüppe teed, või kas nad kõik kirjeldavad seda samat asja, lihtsalt erinevalt, on ju. Et see asi nagu Jumal on sama, aga see nii-öelda vahend selleni jõudmiseks on inimestel nagu erinev. Ma arvan, et seal see eksimus tuleb seal sisse, kus vaata need äärmusrühmitused hakkavad kirjaoskamatuid manipuleerima. Ehk siis nad võtavad mingi nüanssi, see on umbes sama nagu New Age'iga on, vaata. Võtavad, miksivad kokku mingeid erinevaid religioonidest mingisugust mugavamaid asju ja siis hakkavad rääkima, et see nüüd ongi see, sest pärast jüngrid leiavad ühel hetkel, miks nad õnnetud on ja need on ära kasutatud. Aga see, mis seal on, ütleme, need Lähis-Ida ja Afganistanid ja need asjad, mis seal on juhtunud, ongi see, et kommunistid on sellele kõvasti kaasa aidanud ja toetanud neid
igast Hamasid ja ISISed ja nad jutustavad sealt ju mingit tendentsi või lühilugu sellest Koraanist. Et piibliga saaks täpselt sama teha. Kui sa loed piiblit nagu otsast lõpuni nagu raamatut, siis ta on tegelikult vastuolusid täis, eks ole. Aga ta on ikkagi mingi teatud kirjakoht, mingi asja jaoks. Et sealt tuleb see nagu see vale sisse. Et noh, kas see on ma ei tea, kas ma saan nagu öelda, et see on ikka õige, et moslemid, nendel on ju see, et nad peavad tapma teisi, kes ei usu nende moodi, et kas see saab õige olla, ei ole endal. No tegelikult neid moslemi aga see Koraanis ei ole vist päris täpselt nii. Neid suund ja sekte on ka ju nii palju, et inimesed maalivad ühe selle pintsliga neid kõiki. Me Tõnuga käisime siin Rakvere linnusesse, viisin poisi. Kultuuri paar nädalat tagasi. Seal on piinakamber. Seal on piinakamber ja seal on põrgu. Ja siis läksime sinna alla põrgusse. Ja mina ei kartnud üldse. Aga Tõnut pidis nagu julgust, et Tõnus ei ole päris põrgu ära karda. Et ei leidnud seal väljapääs, on ju. Võtsid käest kinni? Võtsin käest kinni, on ju. Tõnu Trabeski või? Ei, Tõnu meie produtsent. Tema? Õige Tõnu, jah. Lollakas, sorry. Tõnu ära karda. Tõnu ära karda, vaata, et see ei ole päris. Türa kui hirmus. Kujutlusvõime, vaata. Noortel poistel on ta vaata. Tõnul on nii avatud silmad, see on näha, et ta võtab kõike nagu on. Ei võtabki, jah. Et ta ongi, jah, selline tühi leht, vaata. Tabula rasa. Jah. Ja siis saime põrgust lõpuks välja. Tõnu on juba mingi full kristlane, vaata. Oi, ma ei taha kunagi sinna tagasi minna. No piisab, jah. Ja siis olime linnuses, kõndisime välja ja tuli mingi tädi jalgrattaga. Ütles, et poisid, mul on teile kingitus. Siis võttis taskust välja 2 sellist väikest raamatukest. Meie nimi on Puhas kuld. Ja siis andis nagu meile 2 raamatut ja seal olid nagu Jeesuse tsitaadid. Ja siis Tõnu oli nagu, päris Jeesus ütles nii. Ja ole sa õnnistatud poiss. Et tema jaoks vaata, et et me tulime põrgust ja keegi andis meile piibli, et seal peab mingi seos olema, vaata. Kas Tõnu tuleb, seal on kindlalt seos. Kas Tõnu tuleb sulle igal hommikul jälle, et vaata, mis ma nüüd leidsin. Ma tsiteerin sulle tän. Ta on nii. See naine ütles ka, ma olen kohtunud nende kõigi isa, poja ja püha vaimuga. Aga nad on ju kõik nagu eraldi kõigiga või? Eraldi, jah. Nagu audientsi teinud. Ja see oli ka okei, uhkustad. Ei pea uhkustama. Ja ma olen kohtunud, ma olen kuradi Juku-Kalle Raidiga kohtunud, hakkasime võistlema. Ma olen Nubluga kohtunud, ma olen hakkasime minema. Aga mul on vaat selle kristlusega nagu see, et kõik räägivad, et millise ohverduse ta tegi, vaata, Jeesus on ju, et nagu inimeste pattude lunastuseks ohverdades ennast. Aga ta ju teadis, et ta on nagu kas Jumal või Jumala poeg on ju mõlemad sama asi. Aga siis on nagu panused ju palju madalamal. Et see on nagu see... No tema nagu... No just, et kui sa juba tead nagu, et sul on igavene elu... Ja, et sa tead, et sul on igavene elu. Nüüd võtad püksid ära, vaata. Pusa jääb. Ja alt stringid ja pusa. Kotte tunnutada. Oi, tule. Meil on siin kotipuhur ka. Kuigi tegelikult sa jahtuksid kiiremini maha, kui sa püksid ära võtaks. Jah. Ja sest jalgadel on rohkem pinda nagu. Tead sa, tegelikult see meestel see, sorry, sul jääb meelde, kus sa lõpetasid või? Ja. Meestel see pükste kandmine on üks väga paha asi. Me peaks tegelikult seelikudega käima. Ja. Seepärast, et... Miks niimoodi lakkusid oma huuli, kui sa seda ütlesid? Me peame seelikut. See tundub kuidagi erutav. Seelikut kanda. Muidugi. Ei, tooga oleks kõige mõnusam. Tooga oleks, jah, sellepärast, et vaata kotid, tead miks nad on? Nad pole ilma asjata kehast eemal. Munad. See Punabi, Margus Punabi Margus Punabi. Et kottide munade temperatuur peab olema 2 kraadi muust kehatemperatuurist madalam. Siis on see... Siukseid pükse oleks vaja, kus... Kotid on väljas, nagu kuärtel. Pikali kotid. Mingi istme soojendus pidi viljatuks tegema.
ja. Sellepärast ma ei kannagi kondoomi mõtlen, mul on alati Ford Focus on 5 peal. Et see on minu see... Sa tuled juba sooja pepuga teidile. Ja, ma tulen, kuule, minu need mehikesed magavad. Aga ei, roomlastel on ikka õige idee. Toogad nad nii fucking mugavad välja, vaata. Aga kas see, nagu sul seda hirmu ei ole, kui sa seelikut kannad, siis vabal ajal on ju, vabal ajal. Ma panen su sõnu suu. Aga aga vaata, kus on nagu, et ma ei tea muidugi, kas see on tõsi, aga kui need naised, kes ei kanna rinnahoidjaid, vaata. Et siis need kuidagi hakkavad vanema seas rohkem hakkavad tissid nagu kukkuma, on ju. Ma olen vastupidi kuulnud. Et see tiss hoiab ise ennast siis, vaata. Ta on harjunud ja tissis on harjunud ja võitlema sellega. Ma arvan, see sõltub tissi suurusest. Jah. Võib küll olla, jah. Mis tõsi on nagu? Suured tissid hakkavad vajuma. Vajavad rinnahoidjat, on ju. Need lihtsalt ikkagi gravitatsioon teeb oma töö. Mõni on ju nagu panni raskune. Sa oled tähele pannud, mul on juba vaata ei ju päriselt, see ongi võrdlus, me tehakse nagu malmpann on üks siuke rind. Sellega vastu nägu. Kõik mõõtühikud peale. Ja mõtle, sõidad jalgrattaga, siis kukud ja saad enda rinnaga. Aga turvapadi. Vaata, aga kui sul, sina, kes sa kannad siis seelikuid vabal ajal, et kas sa ei tunne, et sul kotid on hakanud nagu aina madalamale minema? Kogu aeg pikemad seelikut vaja. Kas su kotid on nagu munnist madalamal või kõrgemal või samal? Kuidas see täitsa oleneb? Ma olen täitsa vaadanud seda asja. Kui sa näiteks tuled sealt ujumast või külmast veest, siis on aga näiteks saunast tuled leili viskad, siis on ikkagi vemmal on ikkagi kõvasti kottidest allpool. Ja. Aga tuled külmast veest, siis sul on vitt. Jah, midagi sükst. Mul on vitt. Okay. No ees gravitatsioon, vaata, mõjub. Sa nagu oled, vaata, ma olen ka juba, ma olen vanem kui teie, on ju. Ja ma üks päev arvasin, et mul on võtta kõrval eest, et hakkad siit pikaks minema. See on samamoodi, maa külge tõmba jõud. Aga kõrvad pidid kasvama terve elu vist ju? Jaa, kasvavad jah. Kogu aeg tulevad siit. Aga kuuled ka parem. Aga miks siis kuulmine sitemaks läheb? Kurat seda teab. Ongi nii palju seda vaata, seda lopa. Läheb vaata, et ennem ta on nagu see korralik nagu vibreerib hästi, võtab helisid vastu, nüüd on lihtsalt mingisugune vana radar. Vana ajaleht või mingi vanad uudised lihtsalt. Aga Jeesus on ju. Vaata. Sa tead, ma kuulsin, kas tead, mis vahet on Jeesusel ja Jeesuse pildil? No. Jeesuse pildi saab ühe naelaga seina lüüa. Nice. Ei, sa ei pea vabandama, meie kuuled on metslased. Kõik on metslased. Sorry, ma tagasi seal vahele Jeesuse jutule. Tead, mis vahe on Mohamedil ja Mohamedi pildil? Ei tea. Vaat siin on mingi väga hea nali, ma tunnen. Siin on mingi väga hea nali. Mõlemat ei ole olemas. No, et sa ei tohi Mohamedist. Sa ei tohi Mohamedist pilti maalida ju. Et neil on ainult trikk. Vaat liiga intelligentne. Liiga intelligentne. Õiga, näe, sa pidid meid järele aitama. Pidid, aga vaat noorem peabki vanemat aitama. Vanem ja loll. Aga ei ole. Loll ja vanas pead noorematelt nõu küsima, vaata. Ja seksi. Seksi ka. Tead, ma olen juba nii vana ja loll, ma ei saa enam aru. Kas sa saad mulle seksi anda? Kuule, anna mulle seksi lihtsalt. Me pidime täna õppima, anna lihtsalt seksi. Anna seksi mulle lihtsalt. Tead, tuled juurde nagu münti, küsiks, et mul vaja marsa peale saada. Peremees. Anna seksi. Vetsu tahaks. Aga vaat, kui sa lihtsalt oledki, Jeesus on ju, kannad oma seda risti ja siis visatakse sind igasugu asjadega ja nagu see, et see on nii, aga kui sa nagu tead, et vaata, et kohe sa lähed paradiisis mingi spaasse või midagi, et siis ei ole ju nii tõsine, on ju, et sa oledki lihtsalt nagu
noh, nagu videomängus saad surma. Sul on nagu infinite respawns ju. Et see võtab natuke seda nagu riski ära. Aga kas see Jeesuse loos palju sealt üldse paradiis läbi käis? Ma arvan, et see et neid saab lihtsalt, see on vist konstrueeritud natuke. Aga võib-olla ma eksin. Ta ju lubas mingi igavest elu, vaata. Need, kes minusse, need, kes usuvad minusse, on noh, vaat kui Jeesus oleks need on õiged ja need saavad igavese elu peale. Mitte miks ta nagu kauplema pidi niimoodi? No jaa, et sa pead uskuma, miks kõike seal lihtsalt? Ma arvan, et nende varisere oli nii palju ja lihtsalt nagu see tema müügiartikkel nagu. Vaata, inimesed ei saanud, isegi te jüngrid ei saanud ja lõpuks tuli välja aru, mis ta oli neile õpetanud. Jaa, võta see, kui Jeesus oli seal Getsemani aias. See oli see öö, kui ta sai teada, et ta on gei. Ta võetakse kinni, ta on ära antud, vaata, ja Getsemani aias ja kui ta seal see on nagu üksinduse üks suurimaid sümboleid, see Jeesus Getsemani aias. Sellel hetkel ta oli nii, noh, see pidi niisugune nagu pettumus ja valu olema ja mahajäetuse tunne, et isegi ta isa ei rääkinud enam sellel hetkel temaga. Et ta sellel hetkel pidi kuidagi nagu see tõdemus, et ma olen nüüd selles seisus, mind anti üles minu oma jüngri poolt ja kõik need õpetused, mis ma olen nendele andnud nende aastate jooksul, nad ei ole mitte midagi aru saanud. Kui ette, see võib olla päris julme hetk. Ma mäeta, kelle see maal kõige, ma ei saa praegu nime öelda, lööd sisse, vaata seda Jeesuse nägu seal. See on päris rets tõdemus. See oli päris foto või? Maal. Foto järgi tehtud. Aga mul on nagu vaat see, et noh, Jeesus ise Jeesus ise oli juut, on ju. Mul on siis see küsimus. Miks ta risti usku pööras? Ei, et kui Jeesus ise oli juut, siis miks kõik Jeesus Kristuse järgijad ei ole ka juudid? No, et mõtle, kui Jeesus tulebki tagasi, näeb kõigil on see, noh, rist on ju, mis on ülihalb meenutus talle. Et üliapset, noh, mõtle sa need oma enda piinariista igal pool, kõik kannavad kaelas, nagu see oleks mingi äge asi. Ja siis olekki, kutid, ma olin juut ju, miks teie ei ole juudid? Miks te mingi uue asja siia ümber tegite? Vaata, see on nagu spordis, vaata, kui sa vaata, et igal ajastul on oma see, vaata, see kõige parem mängija on ju. Ja siis ongi, et kui tuleb uus tema jaoks, noh, Messi jaoks ka võib-olla oli Pele kõige parem jalgpallur on ju. Aga nüüd kõik ütlevad ikkagi, et Messi on kõige parem. Äkki tal oli mingi sama efekt, vaata. Ja nüüd on Jeesus Messias. Messias, jah. Jaa, vaata mis nimi. Et lihtsalt see on tema otsustada, vaata. Ja Jeesus kandis ka ju kleiti. Ja. Tema on ikka kotid ilusti all. Muide, seal Indias on ka väga mõnusad need, sa seod nagu omale ümber niisuguse hästi pikk kangas. Selle seod ümber ülimugav kanda. Alkarid üldse ei panegi alla. Oota ka, kui pissile tahad minna, siis hakkad lahti mässima. See on ülilihtne. Tõmbad siit. Lihtsalt niimoodi. Ma mõtlesin, et on mitu ringi äkki. Ja sa ei pea ju kleiti ära võtma, siis tõmbad üles, kükid. No ma ei tea, kui tihedalt ümber on tõmmatud. Nagu siuke puhveas nagu asi. Et näitad videot, kuidas sa kused. Vaata, saab küll. Saab küll. Oota, aga miks sa nagu neid, kui sa sinna lähed? Selle nimi on Doti. Aga kui sa Dotit kannad, sa kannad see ainult seal sees, nagu seal olles? Teate, ma nagu väga tihti seda ei kannagi seal. Kannan lihtsalt mingid lohvakaid linaseid pükse seal nagu visiidist midagi. Ma mõtlen, kas oleks raske nagu hakata samamoodi riietuma nagu Eesti suvel, vaata. Nagu siis, et paned India riideid selga Eesti suvel. Et hakkad vaikselt seda siin või? Ma arvan, et see oleks okei, aga võib-olla lihtsalt vaadatakse imelikult, et tuleb mingi Krishna Eat või noh. Vaata, see on tegelikult see näeb jumala šef välja. See on suht lahe. Väga cool. Kujuta ette, kui on hästi palav ilm Eestis. Jumala mõnus oleks sellega ringi lasta. Ma olen suvetuurile nii. Vabalt võid minna, ma võin sulle õpetada, kuidas taha tekib see sitad riid. Tänni saa valget pükse kanda.
kusjuures ta on niimoodi, et siin ei teki, ta ei ole, ta on sul kehast eemal veel, sul keha kann ja kotid on õhul. Sa tead, et hakkab sügama ja kratsima. Ja mul on mega süge. Mul perseauk sügeleb nagu meeletult. See on suguhaiguse pärast. Ei. Vaata, tead, millest on? Ta on nagu... Huivab või? Vaat ongi, vaat see, et vaat me räägime, et ma... Liiga happeline sitt on sul, sa pead toitumist reguleerima. Toitub on vale, jah. Ei, ma Ta peab rääkima, mida ta sööb. Ei, mul viimasel ajal ma hakkan sööma kamapalle ja mul on kamapallid ja pähklid ja mul on selline kanaarilinnu dieet praegu. Aga õhtuti söön ja kamapalle ja värke. Aga asi on vaata selles... Need on nagu lindudele paned nööriga. No ja just. Ja siis ma võin, situn igale poole. Ja. Emp pani mulle tuppa kamapallid valmis aknalauale. Nokk. Ja sorry, et ma proovin uusi asju. Oota, kas sa oled ju, aga linnusitt ongi ülihappeline. Sa situd juba linnusitta. Ja see ei ole inimese urruaugule väga ei ändli ära. Seedin ülikiiresti, mul on seedeprotsess. Käigu pealt tuleb siuke... Ma nagu sülitan perseauguga. Aga üks linnu-uurija sai ju kuidagi puu otsa ronis ja siis kotkas pani talle täpselt suhu. Tüüp oli. Tal oli kõrvetusavad pärast. Suu oli põlend. Ja munn kõva. See on siuke... Kõik linnuvaatlejad on perverdid. Nagu, come on. Situ mulle suhu. Aga kas sa tunned ennast juba... kotkana või oled sa mingi väiksem linnuk? Vaata, on siuke tihane ikka. Ja mul on selline rasvatihas. Rasvatihas. Vaat neil ka persauk sügeleb kogu aeg on. On ja seepärast nad keksivad niimoodi. Üli nagu häirib. Aga vaat see on sellest, kui kuradi paberiga pühkimisest, et selle osas on läänemaailm Aasia riikidest. Jälle üks asi, mis on India pluss. Sa ei pea paberiga oma perseauku nühkima nagu segane. See pestakse veega. Täpselt. Ja see on palju kaselikum. See on nagu sellega või? Püstoliga? Ei, seal on, ja püstoli igal pool on see püstol. Pumpgun. Jah, ma soovitan kõigil seda endal koju ka. Sul on kodus ka või? Jah. Ma enam ei oska üldse selle paberiga nühkida ennast. Sa oled Eestis osta? Sa lased tagant veespoolt. Kumba pidi sa oled? Ei no tüdrukud peavad eespoolt laskma, mina lased sitta vitta endale lihtsalt. Ega see on ju... Mina ei tea, seal peab leiutama selle nipi, kuidas tagant poolt kuidagi. Aga sa tõused püsti. Sa jääd istuma või sa tõused püsti? Ei istud. Saad aru, mõned inimesed pühivad püsti. No jah, mõned pühivad jah, aga... Vanemad ei õpetanud. Igat moodi pühitakse jah, aga see... Tegelikult jah, see on väga hea. Kõige parem nii, et tõused püsti, siis paned ühe jala prillava peale. Ja siis lähed. Saad nagu möllata. Kõige tüütlum on see, kui sul on mingi rasvakriit perses ja sa lihtsalt pühidki 40 korda. Seda juhtub jah, ma ei tea, mis asi see on. Dan rääkis mul ükskord, kuidas ta kasutab vaata vetsupaberit nagu, tead nagu vaata see, kui, mis asi see on, sealt riietelt neid asju ära saada? See rull. Jah, see rull. Ta kasutab niimoodi see vetsurulli vaata. Et ta nagu pühib ja siis ta võtab selle kihi ära. Vaat rääkisin. Keegi treetsis, ma väldin seda treetside lugemist. Siukest paska aetakse. Et see on sellepärast, miks ma Facebookist läksin ära, et ma ei suutnud seda juttu lugema. Mina isiklikult olen salvanud, sest kassapidaja oli sellise näoga. No niisugust jutud. Aga kui üks rääkis... Seppo Seemani mis värk sellega on? Kutsusin vana klassivenna külla üle 10 aasta. Vend on täitsa enam kunagi ei kutsu. Ta oli... WC-s on ka see kätekujad, rätik väike. Sellega lihtsalt perset püüdid ja riputad sinna tagasi. Noh, mis siis on? Siit on jaa, aga vaata, vanasti olid ju need. Te praegu naerate, aga... Aga kas ta nagu isegi pesnud puhtaks? No kus sa pesed seda? Kalamus. Pesukorvi. Riiete sisse. Aga mõjutad ette, ta enne vist paberiga lihtsalt... Mis värvi see rätik oli nagu?
ta seda ei öelnud. Kui see on must rätik või pruun rätik, seda ei ole näha. Mustavalt on väga hästi näha. Aga võib-olla sinu linnusita puhul võib-olla ei ole. Okei, narrid. Sorry. Narrid. Ma olen väga ebakindel oma linnusita suhtes. Mul on kodus laua peal väike kauss. Siis ma sinna... Aga videomäng on juba mõnus mängida nii, et ma ei pea sital käima. Lihtsalt mul on see nagu huuletubaka kauss, aga linnu sita kauss. Mul on ikka jah, kõige rõlgem. Sitt. Ükskord ma lasin kosmose kino ees. Otse vaakumis. Mõlemad torud, kuni kandadeni välja. Korralikku püdelat. Just on ürgmees. Siuke, see oli rets. Ja. Ma tulin just Aigro juurest, vaata. Ta elas seal mis on viaduktist, vaata, seal pool jääb see üks tänav. Asula, jah, just. Hommikul vaatasin, ärkasin üles, meil nagu ikka. See oli ammu. Ja. Nädal tagasi. Mulle meeldib, et pohmelli peale sa ütlesid, et see oli ammu. Aga see situmise oli nagu, et seda ma ei pea täpsustama. See oli täna. Ja siis võtsin oma porto ja hakkasin astuma aga mul oli ikka väga sitt olla. Ja kuidagi keha ei tahtnud liikuda ja üldse, aga no ma pidin draamateatrisse proovima Hamletit parasegu, mingit Shakespeare'i tegime, mingit tähtsat tükki. Kuningas Liir vist. Aga igatahes see oli niimoodi, et ma mõtlesin, kurat, mida teha. Ma vaatasin, mingit raha ei ole. Ja siis seal viadukti all Sireli põõsas kuulen, sumin käib. Pissin pea põõsasse ja vaatasin, mingi seltskond. Tere mehed, mida joote? Viina Red Bulliga. Aha. Kas tohib üünida? Astu siia. Ja siis jõin nende vendadega seal natuke aega Viina Red Bulliga. Veri hakkas ringi liikuma, kõik hästi on ja. Siis jalutasin edasi. Kosmose kino ees. Päris kaugele jalutasin. No enam ei jõua tagasi hoida, vaata. Niimoodi hakkas peale pressima, vaata. Ja tead, sa võid nagu, seda jõudu, ei oska seda kirjeldada, mitu kilo kuradi paskalit see on, vaata, et millega sa hoiad seda krookpaela või kuidagi koos. Ja siis lõpuks oli nagu lüüakse sul siit mingisugune oda sisse, niuke valu juba. Ja siis oli ühel hetkel, ma ei jaksa enam. Ja see on umbes nagu action filmides, keegi ripub kusagil ja siis isa hoiab tütart ja viimane hetk see jaksa kukub. Ja siis lasin. Seisan selle portu käes ja ma tunnen, kuidas siuke termotuuma füüsika reaktsioon. Papudesse ka või? Ta läks ja alla välja. Ja siis ma seisan seal, mõtlen, mida ma teen. Palab, kuum, kõik. Tunnen, kuidas see aur, see Red Bulli siit. See hommikul. Ja ongi, et mida sa teed? Trammi peale sa ei saa minna. Takso sa ei saa tellida. Käiega ei saa. Seisad. Siis kuidagi ikkagi õppisin käima nende uute pükstega. Harjusid. Ja see oli ikka raju, Tihase moodi. Läksin draamateatri valvelauast. Jõudsin lõpuks draamateatrisse üli kiiresti valvelauast. Tule hommikust. Duširuumi püksid maha. Seal vesen. Viskasin ära need püksid. Läksin ruttu kostümeeria juurde. Sain talt mingid püksid. Et igasugust asju võib juhtuda selle sitaga. See hetk, kus sa nagu, tegelikult sa su sulgurlihas nagu Ott Kiivikas seal vaata. Pressib. Ja siis see hetk, kus sa nagu otsustab, et nagu saagu, mis saagu. Mul aitab. Et sa lihtsalt, aga see oli follow the flow. Aga see hetk, see ei ole seda väärt enam. Aga see hetk, kus sa nagu lasid lahti, kas see oli kõige nagu mõnusam ja vabastavam hetk, mida sa olid enne kui kõrvetama hakkas? No vaata, see on nagu ta on võrreldav katarsisega. Täpselt. Jaa. See on ju puhastumine. Ta on nagu öeldakse, et vaata, mis on nagu surmale kõige lähedasemad, mida inimene nagu, kui ta ei kontrolli mitte midagi, on aevastamise hetk ja orgasmi hetk
on ka midagi sarnast, see on nagu mingi taevalik olemine. Ja siis, kui südamest vaata, inimene naerab, keegi ajab siin nii naerma, et sa naerad kogu hinge põhjast, vaata, sa ka ei saa seda kontrollida. Et kui sa nii küsid, siis võib-olla jah, see oli midagi selle lähedast, kui see plörin pihta. Ja veits igatsed ka. Et tahaks veel teha. Aga ma olen nagu... ei tea, ei taha, ta on ikkagi... Ma olen nagu mõelnud, et see saaks nagu... ei taha. Selline teenus, vaata. Et tead, on nagu see teenus Tartus näiteks, kus tahad viha välja elada, ma jälgin kella, et tahad viha välja ajada, siis lähed mingisse tuppa, pannakse kaitseprillid sulle ja kurikaga peksad seal mingi vana televiisorit ja portsalan nõusid ja noh, saad välja elada. Ma mõtlesin teha... Ma olin ääre peale, ega sa ometi ütled, kurikaga saad peksta mingit vana inimest. Ja no mida võib vana inimese siia viia, vaata. Aga siis selline teenus, et on selline eraldi nagu privaatne tuba sul ja antakse paar mingi kaltsuka teksasid ja ongi lihtsalt lase minna. Et sa saad nagu kontrollitud keskkonnas püksi situda. Ma arvan, võib-olla... Nagu päris... Sulle öeldakse, et kabiin number 3 vabaneb kohe. Saate ka minna. Aga millegi pärast ma pigem imestaks, kui sellist teenust pole kusagil maailmas olemas. See maailm on nii kirju. See on selline Jaapani asi. See mingi pisika hotellituba. Aga kusjuures esemete peksmised 90-ndatel oli nii, et rock-festivalidel tihti oli pandi mingi vana sapakas või mingi asi kusagile nurka ja seal olid kurikad ja siis külastajad said käia peksmas seda autot seal puruks. See festivali lõpuks oli täiesti sodiks tallutud ja pekstud. Et said välja elada seal. Te olete midagi sellist koha anda. Nii mõtled, oled kontserdid tagasi oma auto juurde ja oled nagu mida vittu. Minu auto. Minu auto, Naine karjub, et ma ütlesin, et sinna ei pargi. See ei tohi parkida. Indias on raske parkimiskohta leida. No ei ole, Indias jääd seal seismuks tahad. Kes teed lihtsalt? Praktiliselt, jah. Tais on ka niimoodi Bangkokis, et valgusfoor ja midagi, et lihtsalt selline nagu, et seal ongi nagu loodusreeglid või midagi, vaat, et suurem saab enne ja selline nagu... Jah, noh, ta ongi nagu see, et seal on nagu seal liikluses olles sul peab, nagu tegelikult kogu see eluvool on seal siukene, et see peab nagu kohal olema. Presence peab olema 100%. See jälgid kõiki kogu aeg. Kõik liiguvad, kõik arvestavad kõigiga. Sest tegelikult seal on tohutult palju autosid ja nii. Ja ma ütlen ausalt, vaata Ameerikas sa võid jääda 4 tunniks kusagile liiklusvalikusse, nii et lihtsalt seisad ja keegi kuskil ei liigu. Indias siukest asja, kogu aeg väike vool käib. Ei teki seisak, kõik kogu aeg liiguvad, keegi keerab siin, et noh, järelikult midagi on seal õigesti. Kõigil on pasa häda, ja ei ole õnnetusi ka. No seda nüüd ei saa öelda. Ja aga need on põhiliselt sellepärast, et nad ju ronivad sinna autodele peale ja need õnnetused on seetõttu. No ma olen ise näinud oma silmaga. Ükskord nii, et Elis auto sõits üks naine nagu jooksis teise auto tagant tee peale, ma ei tea, miks ta jooksis üldse. Auto tuli pung ja see naine lendas nagu mingisugune puupilbas, saad aru, ülikõrgelt kukkus maha. Ma arvan, et ta oli silmapilkselt surnud. What? Ja see auto pani minema. Siis me küsisime selle kohalikuks, miks ta niimoodi ära sõidab. Ta ütles, et see on nagu jah, see asi, et tal ei ole varianti. Seepärast, et seal on see, kui ta kohe minema ei pane, siis sealt juba tänavalt tulevad inimesed karistama seda, kes sõitis teisele otsa. Vaata, et see kõigepealt seda oma kohtu, siis pärast saad veel mingi eluaegse vangistuse ja mingid asjad. Et seal ei ole varianti, et see üldse nagu, et tundub juba otstarvab lihtsalt minema sõita. Sest see ei olnud ka otseselt selle auto ei süü, aga noh, mis see teed? Jah, Iraagis oli ka hästi agressiivne selline liikluskultuur, et seal öeldigi, et kui sa lähed Iraagis autoga sõitma, siis enne sa ütled insalah on ju, et see on nende ainus liiklusseadus on nagu jumal juhatab, vaata. Ja ongi niimoodi, et me pidime oma seda autode kolonni hoidma nagu ühe rivina, aga see oli suht raske, sest kõik kogu aeg proovisid nagu vahele tulla ja igal pool kõik sõitsid mingi linnas 70-80-ga.
ja siis nägin ka, ma olin seal Erbili linnas ma olin 4 tundi kokku ja ma nägin mingi 2 autoõnnetust. No lihtsalt, kus kuuledki vahepeal nagu mingi prõmm, vaatad, lihtsalt keegi pani laubakat, vaata. Ja, aga vabam, et kas neil on tõesti halvem kui siin? Seal vist turvavöösi asju nükest ka ei kanda. Ei, no muidu ei kanta, on ju. Tais nagu ka ei ole. No tegelikult, kui nagu highway peale lähed, siis pannakse ikka peale. Aga niimoodi jah, nagu tavaliiklus vist väga ei panda pigem, ei panda. Huvitav, kas see hoiab ka nagu vaata mingisugust, sul ei ole nagu seda võlts seda, et mul on see kindlus, et mul on rihm peal, vaata. Noh, nagu Eestis on, vaata. Et aga kui sul ongi siuke, et kui ma siit pahengi koksu praegu, et siis ma lendangi võib-olla autost välja, et võib-olla sõidad ka rahulikumalt, vaata. Ma arvan küll, et hoiab ilmselt, jah. Mootorratta peal ka hoiad ennast ju hoopis teistmoodi, vaata, sest sealt sa ju midagi ei hoia sind seal kuskil kinni, oled täitsa. Ise hoiad kõvasti. 4 tuule kanda, kui midagi juhtub. Ja see, kui lihtne on mootorrattaga käpla panna, et mingi väike, ma Mehhikos panin niimoodi, see oli e-ratas tegelikult. Ja, jalgrattaga kukub. No ainus vahe on see, et ta on sama kiire, aga ta on vaikne, ehk ta on veel ohtlikum. Ja siis sõidangi, vihma hakkas sadama just ja siis mingi auto hakkas just nagu mingi 50-ga sõitsin ja mingi auto hakkas just sealt tee äärest nagu tundus, ta oli lihtsalt pargitud, aga ta hakkas sealt nagu välja sõitma ja pööras mul on niimoodi nagu ette, panin järsku nagu full pidurit ja siis tunnengi, et nagu ma pean lahti laskma ja lihtsalt lasin nagu lahti, ratas läks nagu oma teed ja siis ma mingi veeresin veits ja nii hästi kukkusin. Vaata, hokis ikka õpetatakse kukkuma. Et kiivrit mul ei olnud mitte midagi ja lihtsalt niimoodi, et ainult mingi väike varvas sai veriseks, sest ma olin sandaalidega ju. Väike varvas. Ja. Aga siis sul läks ikka hästi. Ja. Ja siis sõitsingi tagasi sinna rendi kohta. Oligi viimane päev mul rattal ja siis mingi uus Meremaa mees oli, kes seal elas. Ta rentis neid rattaid, ütles, so I see you haven't been taking care of my bike. Ma olin nagu, I'm sorry. Aga see oli mingi kindlustuse asi või? Ma sain nii hästi läbi temaga, et lihtsalt isegi deposiidi sain tagasi, et seal ise parandab ka neid seal ju. Et vaata, kui sa ei ole, viisakus ei maksa mitte midagi, aga ta võib vastupidi olla nagu kasumlik, et inimene ei taha sind ka niitada, sest et sa oled nagu toreda vastu. No jah, kui sa hakkad kedagi ka niitama, siis pärast saad ise kellegi käest pärast. Ma lähen homme või? Mis sul täna on muidu? Täna ma olen Kosel, Vana-Baskiniga etendus. Homme on Helsingi. Kurat, sul ikka on. Ja siis ma ülehomme on ka kuskil. Ülehomme ma lähen võtan oma selle, nüüd ma sõidan natuke, see aasta võtsin natuke teistsuguse mootorratta. Sama bränd, vaata, Royal Enfield, aga see Scrambleri. Mis see Scrambler on siis? Sellega saab metsas sõita ja maantel, no põhimõtteliselt igal pool, all-terrain. Sa oled mingile vargile kuhu. Sõidad jälle uut. See on täpselt siuke juveelivarga mootorratas. Ja sõidad jälle uue mootorrattaga kohtus. Te ausus. Ma tenim miinimumpalk. Ei, tegelikult see on nagu perses teema, millega sa pead tegelema ikka. Ei no, lõbus samas kah. Mis sa muidu teed? Mis sa muidu elu võib ikka huvitav olla. Aga see, et sa võid aasta pärast kinnisvara hoidmist nagu pretensioone esitada, vaata. No jah. Et olgu siis nii, et sa saad nagu essa nädal kas või, vaata, et mingi jama. No eks see on jah, nagu ta on. Et see ikka eestlane on ikka üks munn vend. Seal oli see kohtunik küsis, et kui palju te siis päriselt teenite, härra Uuspõld? Siis ma ütlesin, midea. ma sittusin. Mic drop. Tšau. Ma ei tea. Ma sittusin täna täisen. Jah, siis ma rääkisin selle loo. Näete ise. Mul ma ei kontrolli oma keha enam, et see on ikka damage on suur, et see kohtu case ei ole hästi mõjunud. Aga siis ma lähen, võtan selle motika ja reedel ma lähen Keiti Meieriga neid trikke õppima mingi. Mootorrattatrikke, mis asja? No Keiti Meier, see trial, vaata, kes hüppas ju Swiss Hotelli ühe torni otsast täisa. See on esimene trikk. Ma ei tea, ma lähen vasalema karjääri, vaata, mis teha annab seal.
okei, selle uue sellega, jah? Jaa. Oota, ütle selle mudel siis, vaatame, milline ta välja näeb. See on Royal Enfield Bear. Nagu õlu või? Nagu karu. Kuidas, ma ei oska öelda. Bear, jah. 650 jah, 650, jah. Kuule, aga see on siuke James Bondilik, vaata. Mu nimi on Jan. Siuke retrokas. See on päris lahe, jah? Mu nimi on Uuspõld. Ja siis sellega lähed karjääri trikitama, jah? Jaa. Ahah, oled siis ettevaatlik. See no ma mõtlen, jah, ma lähen soovin. See on nagu vananed tagurpidi, vaata. Ma nagu, jah. Sa muutud aina noor, see, kus see tulid ka selle veel Nublu pusaga, mul on see, et iga kord, kui ma siin näen, sa oled aina noorem, vaata. See on nagu mingi Benjamin Buttoni sündroom. Buttoni sündroom või siis nagu see Woody Alleni see, vaata, mäletad, ta ühes oma bitis kunagi rääkis, et elu võiks kõik vastupidi olla, et ärkad mingites valudes ja sünnid mingid valud ja siis sulle tuuakse sööki ja asju ja siis niimoodi järjest läheb elu lõpu poole kusagil, et kooli, siis lähed lasteaeda ja siis elu lõppeb suure orgasmiga. Sa oled ise üks suur orgasm. ma olen, et nad võiks disainida sellised narkootikumid, et sul on kohe alguses pohmakas, vaata. Et et siis saab ainult paremaks minna. Võtad mingi MDMA-d ja siis oled 2 päeva mingi selline tühi tunne, ärevus, vaata, depressioon ja siis järsku on nagu ülihea olla ja siis tavaelu läheb edasi lihtsalt. Et see nagu lahendaks mingi sõltuvuse ära, ma tunnen, vaata. Võib olla küll, jah. Et sünnid nagu põhjas kohe. Ja. Aga mõtle, 20 aasta pärast ma olen nagu vana mees ja sina oled süle ja sa oled süle beebi. Kannan sind beebi Bjorniga. Kannan ringi. Ja. See on minu laps Jan. Aga nii kell on veerand 5 saanud siin. Jaa, ma pean minema hakkama. Ja. Kuule, aga aitäh, et kutsusite, ma ei tea. Ja, aitäh, et sa tulid. Tule siis minu tuuri vaatama. Ma vaatan su kuupäevad üle. Ja. Tahaks tulla. Jan Uuspõld teeb sooja igal show'l. On juba kokku leppinud. Ma ei saa. Ei tee. No ma tahaks küll. Ma teen nalja. Aga kus sa tahad, võid teha nagu? Okei, teeme nii, et Jan teeb ühel show sooja, ma ei ütle, milline show see on. Võib-olla hoopis teisel tuuril. Ja võib-olla ei tee üldse. Võib-olla teen hoopis külma. Ja, me ei luba mitte midagi. Luban tulla, aga ei tule. Jah. Teete ka vastu. Nii nagu mul naistega. Ma luban ka tulla, vaata. Sul on jah see. Aga siis on nagu raske. Ma ei saa happy endingut ka, vaata. Ma saan happy to be continued. On nagu teine asi natukene. Kes pead peale massaaži endal ise seal lava peal lahti laguma. Aga hea asi on see, et kui naine läheb ära ruumist. Aga hea asi on see, et kui sa ei tule, sa ei pea maksma, vaata. Siis taab tasuta sul pihku. Et nagu selle soojendus ära sulle, vaata. Ja mul lubati happy ending. See oli lihtsalt happy. Ma sain lihtsalt happy. Ja. No nii. Tavaiki siis. Tavaiki. Oli mõnus, nagu alati on. Aitäh. Ja jah, et ma loeks mingi reklaami sisse. See praegu väga hea juba. Ja. Tõnu filmid või? Ei, Tõnu filmid või? Telefoniga või? Ei, nagu te Rogerile teete. Aga sa tahad nagu special anglit või? No ma ei tea, mis iganes saad episoodi algusesse panna. Sellest ma saan aru, jah. Sa tahad midagi ägedamat kui diivani peal. No, mis oleks äge? Nihutame seda kaamerat või ma ei tea. Tee seal sildi ees. Ära selle jaoks. Dan jääbki siin tegema oma asja. Ja. Ma võtan selle rasvapaberi nüüd siit ära. No ma pissi ei saagi juua seekord. Võta kaasa. Võta kaasa. Ega ma 2 korda ei lase seda öelda. Jah. Seda on hea nagu mingi mikserina kasutada, vaata. Mingisuguse apelsini mahlaga või midagi paned veel. Viina natuke. No kui juba niimoodi, siis jah. Ma jõin selle aniisi viina lõpuks ära, mis sa tõid. Mida aniisi? Köömne. Jah. Akvariit. Ja oli hea. Ta oli, see maitse oli hea, aga ta ikka mingi vene viin, mingisugune pommelli tegi. Tõnu, jätame selle episoodi. Jan tausalt, kuule, jõin pudel viina ja sittusin püksi. Aga väga hea. Ja.
et ta Jeesuse pealt sujub Jaa. mingi kuradi sita. leiate tee välja, et nii agressiivne. Ei. Sai selle, mis ta tahtis. jah, Poole lause pealt. Jan. Leiate tee välja. Jan, ma sain, mis tahtsin. Roger, tõmbas aga nahvu. Tšau, Jan. Ja selline oligi meie episood, kallid päikesejänkud. Minge vaadake Daniel Weinbergsi kangem gramm rasvatihane tuur. Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon. ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadijänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi täna. Mõtlesin, üks kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad ühe kohvi ostmata Tüüp, ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. Miks magan jälle? Diivani peal, 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 miks magan jälle?